Laupäeva õhtune diskopalavik on jõud haripunkti. Sul on seljas parim triiksärk ja krae vahel mässleb kallis odöör. Lõvi on puurist väljas. Sa möödud kenadest tšikkidest ja poetad neile midagi triviaalset. Hei, baby! Ostan sulle pärast ühe mojito. Sa tunnetad, kuidas rütm paitab su kõrvu ja vibratsioon jõuab tuharatesse. Kuid ühtäkki kukub reaalsus sulle kolinal pähe, sest jäälõhkuja on juba kohal. Ta on ööklubide kroonimata kuningas. Jäälõhkuja Tõnu Seksapiil ähvardab teised mehed tühjade vihkudega jätta. Millal sinust sai Tõnu disko kuningas? No see on päris ammu juba. See oli juba siis, kui veel ei olnud Eesti Vabariik välja kuulutatud. Mina mäletan teda, ma ei kujuta ette, mis aastatest, aga ikka ma pakun välja võib-olla isegi 10-15 aastat tagasi. Kuskil sealkandis ilmus see vend kuhugi minu jaoks, kuhugi ööklubidesse välja ja tekitas seal usinasti furoori ja palju lõbusust, olgem ausad, rahva seas. Teinekord aitas peo käima tõmmata, keegi ei tantsi ja siis ronis sinna põrandale ja tulid teised ka järgi. Et lõhkus selle jää tantsupõranda ja rahva vahel. Tegelikult iga kord, kui ta klubist tuleb, mitte kunagi ei kordu tema dresscode ja see dresscode on nagu peensusteni läbi mõeldud viimase väikse aksessuaarini, mis on alati tal kaasas ja mida ta siis veel klubis kohendab ja vaatab, et kõik oleks perfektne. Põhimõtteliselt on Tõnu nagu Zorro, kes ilmub ei kuskilt ja lahkub jälle nagu ei kuskile. Minu jaoks küll, jah. Isegi ei oska arvata, kes või mis ta võiks olla. Reede pärast lõuna. Vilunud klubihundile kohaselt askeldab Tõnu aadressil Klubi tänav 1. Kurat, aga olete siis rohkem ehitusmees või tantsumees? No võib-olla olen vale elukutse valinud. Aga juba pikemad aega tegelikult maksin juba nõukogude ajal juba sellega pihta. Olgugi, et juba 40-ndates eluaastates pole Tõnu energia kuhugi kadunud. Ta valab vajadusel vundamenti, lihvib, vahteldab ja paneb küprokit. Aga töö kõrval on ikka avalik tähelepanu see, mis jäälõhkujat edasi viib. Kunagi, kui ema veel elas näiteks, siis ta ka oleks tahtnud väga näha mind televiisor, ta oli kuulnud, tead niimoodi. Ta on juba mitmed aastaid juba manava teed läinud ja... Kuule, aga televiisorisse pääsemine tähendab su jaoks ikka suurt asja. Tegelikult ma olen väga selline. Näiteks ma mäletan, siin oli isade päev Saku Suurhallis. Oi, kuidas pärast tuli välja, et kolmandik saali oled mind vaadanud hoopis. Aga ma ise ei pannud seda nii tähele, aga mul oli kahed riietused. Tähendab, kotiga kaasas seal turvateenistus küsid, mis teil kaasas on. Mõtlen, mul on veel ühed jalatsid. Mul on alati niimoodi tänava jalatsid ja näiteks kui ma käin kuskil, siis on mul kohe olemas ekstra tantsuõhtuks niimoodi, mitte ära kulutada kingi näiteks. Mäletan, mul oli esimene tantsuvärk, kui ma üldse hakkasin sooloesinejana. See oli Kadrioru staadioni see tennisehall. Seal olid kunagi nõukogude ajal diskoõhtud toimusid. Ja siis ma lihtsalt ei saanud mõnda aega, seda ei olnud tantsupartnerit, ma mäletan. Ja siis ma mõtlesin, aga mis see on, et täiesti kaine pihaga saab ju kõike samuti, keegi ei hakka niimoodi, mitte midagi ei hakata. Ja sellest ajast peale on sul saanud ikkagi pealinna diskoteekide, võib öelda, kroonimata kuningas. Vaata, nüüd oleks asi, minul on üks suur probleem see, oleks minul praegu keegi selline, kes oleks nõus minuga, oleks auto näiteks, oleks minuga nõus, ma oleks vist terve Eesti risti-rästi läbi käinud, ma oleks juba Baltikumis ka käinud igasuguse ööklubisi läbi käinud. Aga ei ole sellist inimest, Ja siis ma pean kohe mõtlema kõike, öömaja, siis seal ma olen ikkagi täitsa uudne inimene, ma pean täis hinda maksma, siis ja kõik see nii, et see läheb ikka nii päris kulukaks iga nädal, kui tahad ikka kuskil väljas käia. Teisisõnu, Tõnu vajab mänedžeri,
kes talle esinemisi organiseeriks. Potentsiaali peaks jäälõhkujal ju jaguma. Aga mis sa arvad, miks sind jäälõhkujaks kutsub? Ma ei teagi. Ei, see on ju väga kena, kui niimoodi. See tähendab, ma murran teed, mulle meeldib. Paar tundi enne diskot on Tõnu oma Lasnamäe 2-toalises korteris juba äksi täis. Poissmehest tantsuvirtuoos demonstreerib oma iidolite postreid ja üüratud muusikakogu. Tõnu, sul on neid vinüülplaate nagu hiiglama palju, aga ma vist neid kõiki ei jõuagi siin niimoodi läbi vaadata. Ei, polegi, sellel pole mõtetki. Siis kõik on täis. Siin on juba päris tümps muusika tagumises reas. No võtame kas või näiteks üks mu suur lemmik on skuuter. Sa selle 21. sajandi tehnikalainega pole siis nagu väga kaasa läinud või? Kõik su DVD, CD... Ei, no siin on kõlaritena saab kuulata küll niimoodi, noh siin nii. Seal kõige uuema näiteks, võt see värk, mis seal on niimoodi, on küll niimoodi. Ta on kile all, et tolm ei läheks. Ja seda küll, ei taha, ta on nagu peenem niimoodi, aga näiteks niisugused vana tehnika näiteks ideaalsed, noh niimoodi. No super, Tõnu, kuule, aga ma olen kuulnud, et sa oled peaaegu nagu rätsep, kes valmistab kõik oma diskokostüümid täiesti ise. No, võib-olla liialdus, aga noh, saab ikka siin, kui aeg on, saab nokitsetud niimoodi ja noh. Näita siis, mis sa teinud oled? Noh, minul on enamuses särgid kõik siin tegelikult. No näita särke või näita neid kostüüme, mis sul siin on. Kõik on kilekotti ära pandud ilus. No ja. Sa oled pedant nagu mina, minul on ka selline garderoob umbes, no mitte päris selline. No siin, ma ei tahaks nagu näidata rahvale, siis ei ole nagu huvitav. Aga näita neid, mida sa juba kasutanud oled. Oi, noh, ikka olen aja jooksul. Aga näita siis ainult mõnda. Näiteks, seda kõige uuemat ei taha näidata. Ei ole enam huvitav üllatud, aga noh, siin on, ma ei mäletagi täpselt. No see on juba hulga aastat tagasi. No, ma vaatan, kas siin midagi peal on veel. Peaks, vot, kunagi oli selline diskoklubi Otello. Ja... No aga ma olen näinud sul ka igasuguseid sädelevaid paelu ja muid vidinaid. Jah, seda küll. Kus need siis on? No, need on nüüd teises kohas. Ma ei taha nagu... Ei taha nagu nii, nagu avalikustada. See ei ole enam nagu huvitav. Mis mees sa siis selline oled? Oled sa ehitusmees, tantsumees või oled sa rätsep? Ikka 2 esimest. Ehitusmees ja tantsumees? Jah. Palun väga. Tantsi siin ka olen. Esimene peatus lokaalis on alati klosett. Sinna siseneb Tõnu, aga 10 minuti pärast väljub jäälõhkuja. Sul on nüüd kostüüm seljas. Taskutes on nokkamütsid ja kindad. On, seda ma ütlen. Mis tunne see on, kui sa sinna lavale hüppad? Ma võin seda öelda, see on minu õige koht. Ma tunnen, et see ongi just, mis mina vajan välja elamiseks. Sest minul ei ole seal midagi karta. Ma panen täie, no... Öelge nüüd päris ausalt, kui palju te jäälõhkujale maksate, et ta pidusid käima tõmbaks? Mitte esimest korda ei küsita seda. Naljaga poleks võiga öelda, et äkki maksamegi, aga tegelikult on see meile selline hea õnnelik olukord, et selline inimene on olemas, sest tegelikult me maksame oma tantsutüdrukutele, kes peaksid sama tööd tegema, aga Tõnu on selleks ajaks juba ära teinud selle, mis tüdrukute osa peaks olema. Kas sul on tantsupõrandatel samaväärsed tegijad, nagu oled sina? Ei. Siiski peab ütlema ei. On sellised küll, kes tahaksid ka nagu midagi seal tõestada, et tema on ka näiteks seal ka võimeline, no kuule, anna andeks. Ta tuleb korraks, teeb seal mõne liigutuse ja ta nagu kas ta on äkki väsinud või mis iganes. Kuule, pea vastu, näita, et sa oled midagi 3., 4., 5., sa teed midagi teisest tantsudes ka midagi. Siis ma vaatan juba professionaalse silmaga, et selles on midagi, aga ma ei näe veel võrdsed omale.